Tere päevast! Austatud kantsler, õpetajad, daamid ja härrad. Minu nimi on Karl Paadam ja mul on rõõm tervitada teid täna Junior Achievementi 20. sünnipäeval. Ma olen Pricewaterhouse Eesti juriidilise osakonna juht. Täna on minule lubatud au modereerida Junior Achievementi tähtsat sündmust sellepärast, et tegin 10 aastat tagasi õpilasfirma. Minu arvates on eestlased ettevõtlikud inimesed, kuid üksnes teadlasest võtmine ette ei piisa selleks, et olla oma tegemisest edukas. Me peame olema süstemaatilised ja innovatiivsed. Junior Achievement on see organisatsioon, mis annab noortele juba koolipingis esimesed tööriistad maailma lahti mõtestamiseks. Ka mina lõlgen oma tänu paljuski Junior Achievementile. Palun selline avama Junior Achievementi nõukogu esimehe ja Tallinna Lennujaama juhatuse Rengo. Nii, mul on ühtlasi tõesti au olla Junior Achievement nõukogu esimees ja sihtasutuse ja ühtlasi ka Tallinna Lennujaama juhatuse esimees nagu meie haldused. Tere tulemast kõigile! Ja tõepoolest, nüüd juba 20 aastane, kõigile meile palju õnne selle puhul. Kui me korra küsime, et kes me oleme, siis me oleme tegelikult sihtasutus ja meie eesmärgiks on arendada noortes ettevõtlikkust ja kujundada majanduslikult mõtlevaid inimesi. Et meie põhitegevusteks on välja töötada ja arendada ettevõtluse ja majandushariduse õppeprogramme koolidele ja on hea veel öelda, et täna on olemas programmid algklassidest gümnaasiumini välja, koolitada õpetajaid nende programmide järgi õpetama, anda välja õppematerjale ja ka hea öelda, et õppematerjalid on olemas nii algklassidele kui ka gümnaasiumile päris raske õpiku näol. Propageerida ettevõtlusharidust erinevate ürituste kaudu. Meie tähtüritused, ettevõtmised nagu õpilasfirmade laad või laadad, töövarjupäev, majandusõpikud koolidele, majandusolümpiaad koostöös EBS-iga on kindlalt oma koha leidnud ja laialdaselt tuntud. Me peame oma suurimateks saavutusteks, et majandus ja ettevõtlusõpe leidnud oma koha riiklikus õppekavas. Õpilasfirma programm on võrdsustatud praktilise tööna koolieksamiga. Erinevates astmetes õpib programmide järgi aastas ligi 13 000 õpilast üle Eesti. Töövarjupäeval aastas osaleb circa 3000 õpilast. Eesti koolides tegutseb iga circa 150 õpilasfirmat ja nende aastate jooksul on siis meie kaudu tuuletiibadesse saanud juhtlase ka tegevusega lõpetanud üle 1700 õpilasfirma. Meie õpilasfirmade programm, kui julgelt öelda, on Euroopa tippude hulgas. Oleme hulgaliselt saavutanud auhinnalisi kohti üle-euroopalistel võistlustel, sealhulgas ka esimese koha. Hea on tõdeda, et Eesti tegevjuht Peep Kodja on valitud Euroopa ettevõtlusorganisatsiooni Junior Achievement Young Enterprise Europe tegevdirektorite nõukogu esimeheks aastateks 2011-2013. Ja muidugi on hea, et EVA nimetas
Eesti ettevõtluse sõbraks. Meie väljakutseteks on tõsta õpilasrühmade arvu aastaks 2014 vähemalt kahekordseks. See on väga suur väljakutse, oleme seda arutanud ja üritame teha parima, et see nii läheks, et jõuaks circa 350 õpilasrühmani. Ja väga suur väljakutse on läbi viia Eestis aastal 2014 Euroopa õpilasrühmade võistlus. Selline ettepanek on meile tehtud ja muidugi läbi viia see kindlale suurepärane. Meie sõnumiks on, et ettevõtjaks ei sünnita, vaid ettevõtjaks õpitakse eelkõige läbi tegevuse. Ja kasvatab ettevõtjate ja ettevõtete arvu. Inglismaal läbi viidud uuring näitas, et programmides osalenud õpilased moodustavad edasises elus 2 korda sagedamini oma ettevõtteid. See on väga hea kindel teadmine, usume, nii on see ka Eestis. Õpilasfirma annab riskivaba ettevõtluskogemuse ning võtab maha hirmu ettevõtluse ees, mis on pahatihti noortele ettevõtluse teel takistuseks. Nii ongi meie eesmärgiks toetada ettevõtliku Eesti arengut. Kui korra mõelda, et mida me sooviksime järgmiseks 20 aastaks, siis me sooviksime, et ettevõtlusharidus oleks koolihariduse loomulik osa, nagu matemaatika ja emakeel. Ettevõtlust õpitakse algklassidest alates ning õpilasfirmad on teinud ja kõik kooli lõpetajad. Õpilasfirma programm on õppekavas kõigis Eesti kutsekoolides ja praktiliste oskustele lisaks ettevõtluskogemuse andmine annaks väga paljudele noortele inimestele võimaluse tulevikus iseendale töökohta luua ja tööandjaks hakata. Eestis on, me loodame 20 aasta pärast, palju ettevõtlikku meelelaadi, eriti infotehnoloogia vallas, insenere, arste, disainereid, miks mitte pagareid. Nad oskavad oma ideid turundada, julgevad luua oma ettevõtteid ja selle kaudu luua uusi töökohti. Koolidel on saanud tavaks omada pidevaid kontakte ettevõtjatega, ettevõtetele on saanud tavaks olla teretulnud koolides. Kodud on ettevõtlusõppe suhtes positiivselt meelestatud ja 20 aasta pärast on põlvkond, kes on ise koolis ettevõtlust õppinud ja nad on saanud juba lapsevanemateks. Ja muidugi usume, et Eesti nõukogu koosneb selleks ajaks pea ainult enda vilistlastest. Nad on lihtsalt Eesti ettevõtjad. Siinjuures tahaks muidugi tänada väga paljusid, kellele sihtasutuse tegevus on üldse võimalikuks saanud. Eelkõige Majandusministeeriumi, EAS-i, Haridusministeeriumi, Swedbanki, kes on olnud viimastel aastatel meie suurim toetaja ja otse loomulikult kõiki õpetajaid. Ilma teieta kogu see tegevus mingit vilja ei kannaks. Aitäh kõigile! Ettevõtlus saab õppida koolitunnis. Oleme harjunud endast mõtlema kui eesrindlikkust ja edukast väikeriigist. Millised on aga meie hoiakud ettevõtlushariduse suhtes ja kuidas me Euroopas selles vallas silma paistame? Junior Achievement Eesti on projekti raames seda uurinud ja nüüd tutvustab teile täna neid tulemusi uurimise ja arendusjuht Rein Saar.
teile eelmise aasta lõpul toimunud ettevõtlusharidushoiakute uuringu tulemus. Uuring viidi läbi seoses Junior Achievement Eesti osalemisega projektis Youth Entrepreneurship Strategies ehk keskprojekt. Projekt kestab aastast 2010–2012 ning selles osaleb 8 Euroopa riiki: Eesti, Soome, Rootsi, Poola, Slovakkia, Iirimaa, Hispaania ja Prantsusmaa. Eestist osaleb ainukesena riigi tasandil organisatsioon. Ülejäänud 6 riigist on esitatud regionaalsed organisatsioonid. Prantsusmaal on aga projekti kaasatud Euroopa regioonide assamblee. Projekti üldeesmärk on tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduskasvule, ergutades noorte ettevõtlikku mõttelaadi. Eesmärgi saavutamiseks mõjutab poliitikat, levitades uusi ja häid kogemusi ettevõtlikkuse ja ettevõtluse sidumises haridussüsteemi, et suurendada noorte ettevõtjate arvu. Projekti kaasajastab Euroopa Regionaalarengu Fond, Interreg ja LICE programm. Eelmise aasta lõpus viisime riikides läbi uuringu eesmärgiks saada teada erinevate sidusrühmade hoiakud ettevõtlushariduse suhtes ja kaardistasime ettevõtlushariduse tegelikku olukorda. Uuring koosnes 2 osast: küsimustikust ja intervjuudest. Eesti viis ainsana läbi üleriigilise uuringu, teistes riikides toimus see vaid 1 regioonis. Kokku oli vastajaid 7 riigi peale üle 4300 ning nendest 550 olid Eestis. Uuring suunati 4 rühmale, kelledeks olid arvamusliidrid, otsustajad, õpetajad ja õpilased. Otsustajate gruppi kuulusid näiteks poliitikud, omavalitsusjuhid ja koolidirektorid ning otsustajate arvamusliidrite gruppi näiteks ettevõtjad, kaubandustööstused ja noortega seotud erinevad organisatsioonid. Igal rühmal oli oma küsimustik, mis koosnes 10 küsimustikust ning iga riik sai lisaks panna 5–6 küsimust. Ning antud ettekandes toon teieni Eesti uuringu tulemused võrrelduna teiste projekti partnerriikide omadega. Üldine hoiak näitas, et kõikide riikide küsitletud peavad ettevõtlusõpet haridussüsteemis osana tähtsad. Ainuke erand oli Poola arvamusliidrite grupp. Neist poolel vastanutel ei olnud millegipärast arvamust ettevõtlushariduse tähtsuse kohta. Seevastu iirlased on 100% veendunud, et ettevõtlusharidus on haridussüsteemis oluline. Lisaks küsiti, milline peaks nende arvates olema ettevõtlusõppe roll õppekavas. 86% Eesti vastanuist arvas, et see võiks või koguni peaks olema kohustuslik aine. Õpetajad kaldusid muidugi pigem selle poole, et ettevõtlusõppe peaks olema kohustuslik aine ja arvamusliidrid olid seda meelt, et ettevõtlusharidus võiks muutuda õppekava kohustuslikuks osaks. Kui kogu uuringu põhjal selgus, et iirlased on üldiselt ettevõtlushariduse suhtes väga positiivsed, ületades seejuures isegi eestlasi, siis antud küsimuse juures on nemad kõige vähem kuulnud. Kui suurem osa rootslasi ja iirlasi arvavad, et parim aeg ettevõtluse majanduse õpetamise ja alustamiseks on 1.–6. klass, siis Eesti sihtrühmad pole niimoodi arvamusel. Ligikaudu 60% otsustajatest ja arvamusliidritest usub, et ettevõtlust ja majandust võiksid hakata õpetama alles 7.–12. klassini. Siiski, umbes sama suur protsent õpetajad on arvamusel, et õppega tuleks alustada juba algklassi. Õpetajad on aga just need, kes iga päev rohkem või vähem antud teemaga kokku puutuvad. Ning nende vastustest võime järeldada, et ettevõtlust, ettevõtlikkust ja majandust peaks tasapisi õpetama ka juba algklassi. Küsimusele, kes peaks haridussüsteemis ettevõtlust õpetama, olid 3/4 Eesti vastanud ühisel meelel. Nad arvasid, et õpetama peaks nii olemasolev pedagoogiline personal, kes on saanud vastava ettevõtlusalase hariduse, kui ka ettevõtjad, kes on saanud vastava hariduse ning koolituse. Sama tuli välja ka intervjuudest,
mainiti ära, et eelnimetatud integratsioon annaks ettevõtlusõppes parima tulemuse. Koolitatud õpetajad saavad anda väga hea teoreetilise baasi teadmistest, kuid vaid kogenud ettevõtjad annavad edasi oma reaalset kogemust ettevõtlusega. Oma kogemuse edasiandmine ja oma loo rääkimine võivad kindlasti paremini kui lihtsalt kuiv raamatust õppimine. Ka teised riigid olid eestlastega enam-vähem sama meelt. Ainuke erand oli Poola, kus umbes pooled vastajatest olid veendunud, et ettevõtlushariduse andmine õpilastele peaks siiski jääma õpetajate päruseks. Küsimus, kas pedagoogiline personal on piisavalt kompetentne andmaks õpilastele ettevõtlusalaseid teadmisi, tõi kaasa mitmeid negatiivseid arvamusi. 74% Eesti aastatest leidis, et praegusel hetkel on pedagoogilisest personalist vaid mõned piisavalt kompetentseks edastamaks ettevõtlusalaseid teadmisi. Mainiti ära, et ettevõtlusõpe võiks olla ülikoolis eraldi didaktilise ainena, kui ka seda, et osad õpetajad on suletud mõtlemisega ning halvasti antud majandustund võib õpilased antud valdkonnast veelgi rohkem eemale peretada. Õpetajate kompetentsuse suhtes oli taaskord teiste riikide vastajad sama meelt. Kõige hullem olukord tuli aga seekord välja Soomes, kus ligi pooled vastanud leidsid, et pedagoogiline personal ei ole antud teemal üldse kompetentne. Sellised vastused andsid märku ühest olulisest kriitilisest kohast ettevõtlushariduses. Millised on siis peamised kitsaskohad ettevõtlushariduse toetamisel? Vastajad said ära märkida kõik need vastused, mida nad vajalikuks pidasid. Nagu teame, on eestlate arvates suurimad mureallikad rahapuudus, ajapuudus ja kvalifitseeritud personalipuudus. Nii arvamusliidrite grupp kui ka õpetajad arvavad, kõige suurem kitsaskoht ettevõtlushariduses ongi just sobivate õpetajate puudus. Ka 45% otsustajatest leidis, et antud teema on problemaatiline. Seega näeme, et jah, piisavalt kompetentne personal on tõesti üks suur probleem, millega tuleks tegeleda. Nagu alati, ei saa ettevõtlushariduse puhul mööda rahast ning ligi 70% otsustajatest ning 60% arvamusliidritest ja õpetajast leidsid, et paljud toimetused peavad raha taha. Ning kui otsustajad leiavad, et ajapuudus ei tohiks olla eriline probleem, siis vastupidiselt õpetajad ja arvamusliidrid leiavad, et ajapuudus on kindlasti üks kitsaskoht ettevõtlushariduse toetamisel ja edendamisel. Ka teiste riikide vastanud top 3 oli enam-vähem sarnane. Erandina tuli välja siinpool aga hispaanlased ja slovakid. Hispaanlastel on aega küll ja selle üle nüüd seekord. Küll aga on nende vastajate suurimaks mureks sobivate juhisdokumentide ja regulatsioonide puudus. Ka 2/3 slovakkidest aga tunneb muret ettevõtlusharidusse panustatava raha palju. Õpilaste sihtgrupist võib välja tuua küllalt huvitavaid fakte. Näiteks küsiti nende käest, mida tähendab nende jaoks üldse ettevõtlus. Ja oli tore avastada, et Eesti õpilaste jaoks ei ole ettevõtlus vaid ettevõtte juhtimine. See on palju enam. Lisaks juhtimisele on vaja anda endast kõik. Peab suutma teha koostööd ning nii probleemide lahendamisel või ka igapäevastest tegemistest tuleb olla loov. Soome õpilased on eestlastega pigem saamel, samas kui Iiri ja Poola õpilaste jaoks on ettevõtlus siiski pigem firma juht. Kõikidelt õpilastelt sooviti ka teada, et kui palju nad üldse antud teemaga koolitunnis kokku puutuvad, siis kahjuks peab mainima, et enamikes riikides vastas ligi 2/3 õpilastest, et nad ei puutu antud teemaga üldse kokku või vaid vähesel määral. Küsimusele, kui palju toetavad õpetajad sind, et sa tegeleksid oma ideede loos arendamisega, vastas 2/3 Eesti õpilastest, et see toetus on väike või üldse olematu. Ning teoreetiliselt sellest tingituna leidis 4/5 õpilastest, et nad soovisid koolis kindlasti rohkem tegeleda oma ideede ja loos arendamisega. Sarnaselt arvasid ka enamus teisi liike, välja arvatud iirlased, kes leidsid, et nad saavad hetkel koolis oma ideid ja loomust küllalt palju arendada, kuid kindlasti sooviksid seda veelgi enam. Küsimus
ikka õpilased avada oma arvamust, kas nad oleksid tulevikus huvitatud oma firma loomisest. Ja üllatuslikult oli Eesti õpilaste soov nüüd kunagi ettevõtlusega siduda kõige positiivsem. Ligikaudu 2/3 Eesti õpilastest soovib kunagi luua oma firma ja vaid 4% ei ole sellest üldse huvitatud. Suhteliselt sarnane on ka Rootsi ja Slovakkia õpilased, seevastu Soome, Poola ja Hispaania noorte tahe kunagi ettevõtlusega siduda kahjuks veel küllaltki väike. Eesti õpilastel uuriti ka lisaks, et millised oleksid nende eesmärgid ettevõtte loomisel. Ja siinkohal said nad valida just need vastuse variandid, mis neile südamepealsed olid. Kolmveerand õpilastest märkis ära, et nad teeksid ettevõtte eelkõige raha teenimise pärast. 2/3 pidasid oluliseks ka seda, et neil on hea idee ja nad tahavad seda kindlasti edasi arendada. 3/5 leidsid aga et ettevõtte loomine annab neile võimaluse olla iseenda peremees. 37% õpilastest teeksid ettevõtte, et muuta maailma paremaks. Nagu näeme, on Eesti noorte hoiakud ettevõtluse suhtes vägagi positiivsed ning lootus meie ettevõtluse olukorra paranemiseks järgmise 20 aasta jooksul on vägagi hea. Seega on oluline ettevõtlusharidusse panustada, sest me kõik soovime, et Eesti saaks tulevikus tuntuks mõne uue Skype'i kaudu. Aitäh! Junior Achievement Eesti on nagu 20-aastane noor, kes valmistab ellu astuma. Teadmiste alused on laotud ning noore ea kohta terve rida saavutusi kirjas. Kutsume täna koos meiega ettevõtlushariduse tuleviku üle arutama inimesed, kes seda valdkonda Eestis riiklikul tasemel suunavad. Palun Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsioonist. Jana Olus, Jüri Rõss, ettevõtja, aktsiaseltsi Infotark, omanik ja juht ja Junior Achievement'i nõukogu liige, kellega me koos Moskva rongis õpilasfirmade võistlusel sõitsime. Tauno Vanaselja, Swedbanki peatoetaja, kliendisuhtluse direktor. Eesti majandusõpetajate seltsi esimees Helve Metsatalu. Ja muidugi Junior Achievement Eesti direktor Epp Kodja. Seega, arutage. Esmalt on üks selline küsimus teile, et kui me mõtleme 20 aastat edasi, siis missugune võiks olla ja mismoodi õpetatakse Eestis ettevõtlust 20 aasta pärast? Jah, vastas naised. Mul on suur rõõm öelda, et me oleme oma nõukogu esimehega väga ühel ja samal arvamusel, et ettevõtlusõpe 20 aasta pärast. Ma ei taha öelda, et ma loodan, ma usun, et see on loomulik õppeprotsessi osa kõikides kooliastmetes, kuna ma lihtsalt arvan, et gümnaasium ei ole piisav hoiakute tekkimiseks. Ja samuti ma arvan, et hoiakuid tuleb hakata tekitama vähemalt algklassides. Ja samuti ma arvan, et ettevõtlikkusõppe on väga hea asi, aga ettevõtlusõppe on natukene samm sellest edasi ja see peab hakkama algklassides selleks, et mitte ei samastataks ettevõtjad tingimata ebaeetilise ärimehena. Aitäh! Õpetajate poolele, et lähtuvalt siin eeltoodust ja kuuldust ka tekkis minul ikkagi see visioon, et 20 aasta pärast on meil uus õpetajate põlvkond. Ja need õpetajad, mitte ainult majandus- või ettevõtlusõpetajad, vaid kõik uue põlvkonna õpetajad, alates esimesest klassist sinna lõpuni välja omavad teadmisi ettevõtlusest, majandusest ja suudavad neid väga atraktiivselt anda edasi oma õpilastele. Ainult sellisel juhul suudame me selle ettevõtliku hoiaku viia kõigini.
teooria ja praktika. Kui täna ma arvan, et põhiline rõhuga on sellele, et tublid teoreetiliselt hästi ettevalmistatud õpetajad jagavad seda teadmust tulevastele noortele, tulevastele ettevõtjatele. Ma arvan, et 20 aasta pärast on praktikud ehk tänased ettevõtjad palju lähemal sellele protsessile. See on ka see osa, miks Swedbank on nii olulisel määral seda ettevõtted toetab ja sellega kaasa võtab, just et luua seda silda ettevõtjate ja kooli, ettevõtjate ja õpilaste vahel kui loomulikku protsessi selles üritsuses. Aasta pärast on ettevõtlusharidus väga palju muutunud. Esiteks, see, mis puudutab meie põhihariduse taset, siis ma arvan, et koolikeskkond on selline, mis ei suru loovust, vaid soodustab seda, mis kas õppeprotsessis ei ole keskete teadmiste edasi või vahendamine ja selle edasikandmine, vaid uue loomine, väärtuse loomine, see keskkond on selline, mis sõltub sellest tunnist, mis kindlasti ettevõtluse õpetamiseks põhikoolis, aga ka gümnaasiumis on, saab tuge siis igast teisest tunnist, vahetunnist, sööklast, vabast ajast, huviringidest ja nii edasi. Väga oluline osa selleks, et ettevõtlikkus tekiks, on ikkagi selline üldiste hoiakute kujunemine ja arenemine. See, mis puudutab teisi haridustasemeid, mis on ka olulised, siis ma julgen kinnitada seda praeguse teadmise juures, et siis me ei mäletagi enam seda aega, kus muutus täiesti loomulikult see, et kutsehariduses igal õppekaval läbida ettevõtlusmoodul ja täpselt samamoodi, miks mitte ka jätkuõppena siis erialade peale siis ka ettevõtlusõpet ja kõrgharidusest, täpselt sama, nagu ka praegu valitsusliku tegevusprogrammid ette näeb, et kõik õppekavad kõrgkoolides peavad, kõik õpilased, üliõpilased peavad ettevõtlusharidusest kõrgprogrammi raames osa saama, seda ka täiesti loomulikult isi teevad. Kui tohib, et toetades Tauno Vanaselja mõtet selle silla integratsiooni vahel, et kas teie arvates on võimalik, et kus 20 aasta pärast on võib-olla ettevõtted konkreetselt seotud koolisüsteemiga midagi, et täna me ehitame PPP Public-Private Partnership raames võib-olla koole kui maju korras, kus on võimalik, et ettevõtted lähevad ka väga konkreetselt praktiliste oskustega koolitundi. No kindlasti sellepärast, et ega see ju juba praegu tänapäeval võõras, et ettevõtted või siis ütleme siis mitte ainult ettevõtted, teiste elualade esindajad käivad koolis, jagavad teadmisi, jagavad oma kogemust, kool muutub kindlasti nii toimub, et sellised piirid või ütleme siis liikmesed formaliseerimus selle ajal kindlasti kaob ja paindus õppeprotsessis ja läbipinduse suuremus on täiesti iseenesest mõistetav arvestades, kui väikesed me oleme, et targimadiised ressurssi kasutamisega on. Mina vaatan 20 aasta peale ette ja mõtlen, et see IT ja robotitehnika allutab seda ühiskonda veel rohkem ja 20 aasta pärast me vajame tõesti sadu ja tuhandeid väikeettevõtteid, kus oleksid ettevõtlikud noored mehed, noored naised, kes oskavad installeerida softi, installeerida raudvara. Ja kust me neid võtame, kui neid koolis ei hakata õpetama seda tööpõlgu harjuma, et nad ei kardaks seda tööpõlgu, ei kardaks ka statistilisi aruandeid, ei kardaks Maksu-Tolliametit, et nad oskaks seda põlgu harida ette, et nad julgeks välja tulla, ma ütleksin, suurfirmade uksest välja, kus Skype ja Playtech, kes on palganud sadu tublisid meie noori, aga võiksid nad alustada ka oma ettevõtlusega. Kõigepealt mõned soovid sulle achievementile 20 aasta sünnipäeva puhul ja suur aitäh selle nähtud vaeva eest ja loodetavasti on olnud naudingut teie töös rohkem kui edu saanud.
põlvkond, see, kelle uue põlvkonna lubati, siis ta unustas selle ära, võimalik alati jälle edasi panna või edasi tihutada 20 aastat. Ega see on raske küsimus, et ma usun, et see optimism on meie jaoks ülimalt vajalik varandus, et me oleks ikkagi optimistlikud ja kujutaksime nagu arengut Eestis ette siiski paremate suunas. Ja mis siis on paremate suunas? Ma usun, et see teatud määral see majanduse ja siis ettevõtluse eksistentsiaalne võitlus koolisüsteemis. Ja koolisüsteemis toimub võitlus on alati mõneti sellised ühiskonnas olevate eelistuste või ma ei ütleks väärtuste, aga pigem selliste eelistuste vananenud arusaamade ja siis uuenenud arusaamade vahel. Ja minu arvates me täna ja viimased kindlasti võib-olla öelda 4-5 aastat oleme astunud ka reaalseid samme, ka riiklikke otsuseid seda toestada, et majandus ja ettevõtlus on olulise, siis see võitlus käib ikkagi nagu Eesti rahva jaoks selles küsimuses, kas rahva põhimuster on see, et elus hakkama saamine on kellegi poolt garanteeritud või see on meie kõigi ühine looming või tegevus. Et selles mõttes see ettevõtlusõppe või moodul või mittemoodul ja majandusteadmised või siis mitteteadmised on tegelikult väga sügava siirdega sellesse, et mismoodi siis nagu Eesti rahvas hakkama saab. Loomulikult meil ei ole maavarasid, meil ei ole nafta, meil ei ole õli, meil ei ole gaasi, palju selliseid asju, mis annab ainult ühe järelduse. Kui me ei taha olla selline filiaalistunud majanduse rahvas või siis nii-öelda ainult töötajad, tööd tegevad, aga mitte endale tööandjad, siis see on meie ainukene mõistlik valik. Minust murekoht täna on ikkagi jätkuvalt see, et me sellest teemast räägime mingisugusest niši kõrvalteemast või muu hulgas olevast asjast. Mõneti on meie selline üritused, ma kujutan, kui ma see saali räägime sellest statistikatest ja nendest hoiakutest, kui me toome sisse selle suure muna ja siis arutame, kas see on kaamer või pall või see siis on. Et vastus küsimusele on see ikkagi meie teha, see on meie kõigi teha, kuidas me tahame. Kas me tahame olla teiste poolt kamatatud rahvas või tahame ise olla tegelikult hakkama saab ja ennast elus edasi liiv rahvas. Loomulikult mina esindan kindlasti seda arusaamist, et me peame tegema kõik selleks, et me oleksime nii-öelda ise enda elu loov rahvas, või siis ettevõtlik rahvas. Kas see meil õnnestub praegu? Teine küsimus. Siin on see optimismi küsimus. Hea meel, et fondi all tubid õpetajad, ettevõtjad kaastööd, haridusministeerium töötab, kõik näib just kui sood olema. Jätkame seda, põllu kündmist. Jah, mulle tundub ka hästi oluline see, et just nimelt seda ettevõtlussädet kuidagi inimestesse sütitada, et need samad kaks väga head näidet Skype'i, et see ekspert know-how on tõesti Eestist, aga ettevõtlus tuleb ühel puhul Rootsist ja teisel puhul Iisraelist. Ma loodan, et 20 aasta pärast oleme situatsioonis, kus meil need sama head näited Eestiste puhul, kes on ka nii-öelda olnud selles, ütleme võib-olla nagu ärilises või selle osanikupoolse ettevõtluse esindajad, mitte ainult nii-öelda juhtimise ja eksperti oma poole. Aga kui tohib, et mida teie organisatsioonid, keda te esindate, mida me teame, mida EPI organisatsioon teeb, aga mida te muute ette selle jaoks, et juba täna arendada ettevõtlust koolides, näiteks noortes? No haridusministeerium
see, mis on lihtne, on ära tehtud. See, mis on keeruline, on veel tegemata või tegemas ja mis on lihtne on see, et põhikooli ja gümnaasiumi seadme või põhikooli riiklikuks õppekavasse ja gümnaasiumi riiklikuks õppekavasse on tõesti ettevõtlikkuse teema sisse kirjutatud, on ta üldpädevusena või läbiva teemana. Isegi, kui ma kuulsin, siis võrgustik Eurotais on välja toonud, et Eesti õppekava siis kõige süsteemsemalt ja tihedamalt käsitleb seda mõistet või seda väärtust õppekavas, aga see on kuidagi tore. Järgmine samm on nüüd see, et seesama kõik, mis on ilusti kirja pandud, on see tarkus, mis näitab sellest on aru saada, mis on oluline, mis on selle ettevõtlikkuse, ettevõtlushariduse roll, et see jõuaks kooli, milline on parim viis, loomulikult õpetajate ja õpilaste igapäevasuhtlus koostöö ettevõtjatega ja nii edasi. Nii et see esimene samm, see kõige lihtsam samm, mis ei ole võib-olla isegi jäämäe veepealne osa, vaid lihtsalt teadmine sellest, et jäämägi on olemas, on tehtud ja nüüd ootavad kõik need järgmised olulised otsused, kõik need programmid, projektid, mida erinevad organisatsioonid läbi viivad tegelikult ongi kõik sellele suunatud, et seesama järgmine samm, mis tuleb vaevalisem, saaks tehtud võimalikult kiiremini ja see arusaamine tekiks siis kõige vaja. Omalt poolt võin öelda, et hariduse poolt arvuti insener ja ise hakanud kaupmees ja ettevõtja ka, sest kõik ühes isikus olen ikka üritanud oma teadmisi anda edasi ja loengutega nii õpetajatele kui ka koolinoortele rääkida, mis leib see siis on, mis on ees ootamas ja ikka julgustama, et see on tore leib, see on magus. Eks ta teinekord ikka kõrvalmaitse ka on, aga karta seda ei tohi, et andke aga edasi. Mida teeb Swedbank? Swedbank toetab seda majandust läbi investeeringute, andes laenu. Swedbank räägib protsessidest, annab infot, mis toimub majanduses. Ja Swedbank tegeleb nende mudelikaardidega, kus on vaja abi ja tuge. Et väga nõus härra ministriga, üks suundumus, mida me praegu selgelt märkame, on see, et peale on tulemas väga palju tublisid, tarku, laia silmaringiga noori, kes tahavad teha huvitavat tööd, aga täna veel on neid noori, kes tahavad teha selle ekstra sammu, võtta täiendavat vastutust ja oma firma liiga vähe. Et ma arvan, mida on vaja äratust Eesti noortes, me arvan, et on see ärataja, sest meil on vaja suurendada tähtsust, mida tähendab olla ettevõtja Eestis, milliseid võimalusi see mulle annab ja on vaja luua sellele õige tähendus. Nii et ma arvan, et väga õige teel, ma arvan, iga päev, iga nädal, iga aasta me läheme sellele, et see väike tubli riik, kes on valmuslik, väga kohanemisvõimeline ja kiire, saavutab väga kiire täiendava majanduskasvu. Õpetajad on olnud selle 20 aasta jooksul kogu aeg selle protsessi sees. Majandusõpetajate selts on olnud juniori kaaslane 16 aastat. Meie õpetajad oleme selle aja jooksul panustanud endast väga palju. Me oleme teinud seda tööd tegelikult missiooni mõttest. Me oleme vingerdanud koos junioriga. Kui me alustasime, siis sõna ettevõtlus, nagu siin ennegi öeldi, oli tabusõna. Me pugesime majandusõppe taha. Ega praegu ei ole väga kindlad, kui uues õppekavas on sõna ettevõtlikkus ja selle alla paigutatakse palju muid asju ja sealhulgas ettevõtlus, siis tegelikult tahaks väga, et me räägiksime ikkagi ettevõtlusest selle sõna tõelises mõttes ja väga noorest ajast alates. Nii nagu Karl enne ütles, Schulman & Schmiedtil on see igapäevatöö, mida me jätkame
nüüd juba olen kindel, et 20 aasta pärast me oleme elus. Siin istub praegu Maris Urveli, kes 20 aastat tagasi alustas seda protsessi ja ma ei ole väga kindel, et läbi nende esimeste aastate oli Maril seesama tunne, et 20 aasta pärast me oleme elus, sellepärast et tuge ei olnud mingitel aegadel mitte kuskilt loota. Praegu näete kahel pool kõrval istuvad inimesed, kes kõik ütlevad, et nad aitavad ja ma arvan, et see teeb meie elu kergemaks. Omalt poolt me ütleme, et meie esimene samm praegu, mida me arvame, et me peame tegema ja tahame teha, on koostöö ettevõtetega ja just nimelt tehnilistel aladel. Praegu me oleme austerlastega alustamas juba projekti TechCheck, et viia lapsed ettevõtetesse ja vastupidi, nii et ma arvan, et see on esimene samm. Teine asi on muuta meie õppijate ja õpetajate elu võimalikult huvitavaks, sellepärast et üleöö ei muutu siin midagi. Ja ei ole nii, et üleöö te saate igalt poolt toe taha oma koolides ega ka üle-eestiliselt. Meie püüame pakkuda järjest rohkem väliskoolitusi ja õpilastele kui õpetajatele ja tuua välisekspertiisi sisse. Ma arvan, et me tuleme sellele toime. Majandusministeerium kindlasti on selline üks häsitaja rollis, et tõepoolest need asjad, mida me unistame ja mis on tehtud ja mis läheks edasi saaks teoks ja vajadusel siis igal pidi toetada. Millega tõesti lähiaastatel me ise praegu mõtleme, mida tegelikult Võidja Paljus ütles. Ma usun, et see kohustuslik vabatahtlik ettevõtlusõppe ja ei muutus selliseks pealesurutuks õpetajad või lapsevanemad. Lastest rääkimata ei ole, me kõiki teame neid oma kooliaegadest. Et ikkagi, kuidas seda teha selliseks osaks loomulikuks ja atraktiivseks, see on üks minu arvates selline suur väljakas, sest tõepoolest sellest oleks noorte jaoks midagi, mis mitte lihtsalt popp, vaid tõepoolest midagi enesestmõistetav. Ja see praktiline side, kuidas toetada praegu praktilist sidet koolide ja tegutsevad ettevõtjate vahel. Me oleks siin väga avatud, ütleme, ka uudeks ettepanekuteks, me saab kindlasti toetada seda vajadusel rahalisema, vajadusel sõnumitega. Ma usun, et tegelikult olles endal lapsi, et ikkagi see, kujutage ette noorele inimesele ettevõttesse minek ei ole iga päev. Ja palju tegelikult käiakse ettevõttetes ja mitte lihtsalt ei käida, ei nähta asja või mida seal tehakse, vaid räägitakse, sõltuvalt siis vanusest natukene niimoodi lahti, et kuidas selline asi sünnib ja kus siis emad ja isad tööl käivad. Ma arvan, me peaksime siin kõvasti astma oma loomingut endale. Meil on väga palju suuremad projekti ettevõtluse populariseerimiseks loomulikult. Ma ei räägi suurema achievement, et on meie nurgakirja, aga eile näiteks oli Kalju Lahut, mõõdud kohta, soodavaatajad Muhamed, enamus noored. Sellised, me oleme saavutanud seda, et täna start-up liikumine, mis on sellised noored ja need, kes saavad kohe maailma tasemel ettevõtteid teha. Me oleme täna saavutanud, ma ei tea, mille pealt, võib-olla ka loomulikult või võib-olla keelte pealt, et täna on Eestis start-up elanike kohta, suhtes elanike kohta sama tasemel, mis näiteks Iislandis, mis on maailma selline, ütleme, start-upinguses hästi tihe. Või palju selliseid muid üritusi, mis on väga kiiresti võidavad kohal. Ma arvan, et me vajaksime selliseid algatusi, mida siis hea meelega ka riik toetaks igati, et kuidas see kool, iga kool leiaks endale ettevõtte ja noored käiksid ettevõttes ja omale teadmiste baasil saaks midagi juurde, et see ei oleks mingisugune eemal olev kauge ja igav. Sellega võiks keskenduda. Ma usun, et need tegevuskavad,
Kaubandus-Tööstuskoda ja paljud teised organisatsioonid, see on selline vajalik, see miinimum, mida me teeme. Ma arvan, et me täna peaksime otsima just sellise ettevõtlusõppe jaoks midagi sellist, mille peale kõik ütleksid vau. Et see minu sõna selle peale, et kui see nagu pahagi ressursse midagi taolist taha kindlasti see jääb. Niisiis, paistab, et meie ettevõtlushariduse tulevik on vähemalt potentsiaalselt näiksida. Niisiis. Ja loodetavasti Junior Achievementi 40. sünnipäeval saame kontrollida, kui palju sellest siis tõeks saab, millest me täna rääkisime. Ja kes teab, ehk läheb veel paremini. Uurimused näitavad, et Junior Achievementi programmide vilistused on tõesti ka võrreldes ettevõtlikud ja nagu Rein mainis 2 korda sagedamini loovad oma ettevõtluse. Ja ka meie oleme jälginud oma vilistlaste käekäiku ning veendanud, et Junior Achievementi programmid tõepoolest inspireerivad arengut saamas ettevõtjaks, teletöötajaks või isegi lauljaks. Teile esineb Junior Achievementi vilistlane Artjom Savitski ja peaaegu et 2 praegu. Läks päris tuttav laulada, ma võin kõik vaikselt kaasa. Aitäh sulle, Tom. Keegi rääkis mulle vahepeal, et sa oled koolipealt. Sa käisid 21. koolis? Käisin küll, jah. Väga lahe.
seda öelda, meie õpilasfirma oli 21. kooli esimene õpilasfirma, kes ei teadnud seda. Ilmselgelt õpetaja ei olnud piisavalt poolaskonnaga tunnis. Väga paha, et see ei mainimata. Kas sulle tundub, et ettevõtlusõpetaja on Eestis vaja? Kindlasti on, sest on hästi palju inimesi, kellel on nagu ideid väga palju, need talendikad inimesi, aga nad ei oska lihtsalt ellu ja siis on vaja ettevõtlust õppida. Väga vahe, aitäh sulle, Artjom! Aga kas teie mäletate, millal teie teenisite oma esimesed taskuraha ja kuidas see asi käis? Koos Rauli ja sõpradega õpitakse juba esimeses klassis selgeks, et soovitud mänguasja ostmiseks tuleb ise midagi teha. Ja miks mitte oma esimest äri alustades. Mis te ütlete, kui laps tuleb koolist ja küsib, et issi, kas sa makse maksad, sest et muidu ei saa õpetaja palka? Ja mõni laps on Junior Gym jalglasside programmi 7 sammu kohta öelnud, et majandustunnis me ainult mängime, märkamata, et mängukäigus on külge jäänud mõned uued teadused. Ma kutsuksin siia Vändra gümnaasiumi 4. klassi lapsed. Nemad on koolis juba 4 aastat ettevõtlust õppinud ja neid juhendab meie suurepärane õpetaja Silja. Siin on nüüd räägitud sellest, mida erinevate maade õpetajad on arvanud, millal ettevõtlusega alustada. Mina olen siis üks nendest õpetajatest, kes on pärit selle graafiku tulpdiagrammi selle posti otsas, kus istub õpetaja, kes arvab, et alustada tuleb kohe. Need lapsed on õppinud majandust 1. klassist saadik ja me võime siis kokkuvõtlikult öelda, et teie ees seisab täna siin Eesti tulevik. Ehk et 20 aasta pärast seisavad siis siin, nad ütlesid, juba annutasid välja seal tagareas, et nad on siis 30 ja 31 aastased, et Eesti paremik. Aga me siis räägime, mida me oleme õppinud. Mis need asjad on, millega te olete tegelenud siis? Esimeses klassis me õppisime teemat meie ise ja me arutasime, mida meile meeldib teha hulgakesi ja mida üksi. Me jõudsime järeldusele, et kui on mingi suur asi, siis me teeksime seda hulgakesi. Teises klassis meil oli teemaks meie perekond ja me jõudsime tulemusele, et iga perekond on erinev. Ja me saime teada, et igal perekonnal on vaja erinevaid asju ja neil on erinevad soovid. 3. klassis me õppisime teemat meie linnaosa küla ja seal me tegime klassis, et proovisime järgi, kuidas on liinil tootmine. Praegu me õpime teemat meie vald ja linn. Seal me õpime, kuidas inimestele tähtsaid hooneid ehitada, kuidas linna näeda. Nad ehitasime endale mudelist majad ja panime need paika. Praegu me teeme endale, proovime endale restorani näeda. Koolis ütles seda, et praegu me proovime omale restorani rajada, siis ma küsin, kuidas neil läheb. Ja tüdrukud vastasid sellele, et meil läheb väga hästi, meil on juba 2 restorani tehtud, peaaegu. No, et kus maal te olete kunagi? Menüü juures. Niisiis, väga ettevõtlik. Aga mida te veel teete? Me oleme igal aastal kasvatanud kõrvitsaid ja ostjad on meie alaelanikud. Ja me oleme neid reklaaminud, neid taimi. Ja raha oleme me tarvitanud kunstitarvete ostmiseks või siis mõne reisi jaoks. Meie tundides on käinud erinevaid külalisi. On käinud meie klassi laste emad ja isad. Nad räägivad, mida neile meeldis teha, kui nad olid väiksed ja kus nad kunagi õppinud on. Ja räägivad oma praegusest tööst. Ja
Kevadlada jaoks midagi ja nad teevad reklaami ja nad müüvad selle Kevadladal maha. Selle raha, mis nad Kevadladal saavad, selle nad kulutavad klassi tarvete ostmiseks või ekskursiooni korraldamiseks. Esimeses klassis me käisime Tuletõrje külas ja me oleme pangas ka külas käinud. Pangas me nägime igasuguseid aparaate, mis lugesid münte ja paberiraha. Ja 4. klassi lõpus me tahame minna omavalitsusse. Mis need asjad on, mida teil veel oodata? Teil on nüüd 4 sammu 7 sammust astutud. Mis teil veel oodata? Meid ootavad veel ees meie maakond, meie riik ja meie maailm. See on nüüd lühidalt programmi tutvustus. Me tegelikult tulime sünnipäevale ja meil on üks luuletus ka. Aga luuletuse jaoks nüüd me peame vabandama, et see ei tule meil nüüd nii sujuvalt, sest mikrofon on ainult üks ja me anname seda usinalt siis edasi. Vanaisa Kalju Kambu läks mu vanaisa rohukoodi, et osta joodi, ostis aga kastuli ja lapsevoodi. Ostis ingverit ja kardemooni, ostis kaariku ja koni. Ostis kübaraegu uue kirjusalli, ostis täitsa uue kukerpalli. Ostud vanaisa kukerpintis, tegemata kisa, ise kodutööd kukerpalli heitis. Ja meie soovime, et mõttetud asjad jääksid ostmata ja ilmselt see kaarik ja koni ilma läbimõtlemata nendel lastel, ehk siis sellel Eesti tulevikul jääbki ostmata. Aga et see kukerpall ei jääks mingil juhul tegemata. Ja sellepärast meil on teile kõigile üks soov ka. Palju ettevõtlikkust meile kõigile. Muljetavaldavad väikesed ettevõtlushuvilised, kes pole. Ma arvan, et 4. klassis ma tõenäoliselt kogusin Soomest toodud karastusjoogi ja gin-tooniku purke. Aga need väiksed tüübid mõtlevad juba ettevõtlusharidusega, päris äge. Ja kui need vahvad lapsed natuke suuremaks kasvavad, siis ootavad neid ees hoopis järgmised põnevad väljakutsed. Näiteks võib hakata kreatleediks. Kreatlon on üle-eestiline meeskondlik ettevõtlusmäng 8. ja 9. klassi õpilastele. Ja kreatleed peab olema tugev vähemalt 3 alal. Teadmised, loovus ja ettevõtlus. Juba 8. klassis võib proovida oma ettevõtet teha. Sellel aastal tegutses põhikoolis 18 minifirmat ja nii mõnedki neist olid gümnasistidele kõvad konkurendid. Enamikele õpilasfirmadele annab aga silmad ette tänavune suurima käibega õpilasfirma. Karta Toomus, palun!
lugupeetud härra president ja Eesti õpetajad, sõbrad. Oleme õpilasfirma Karta Toomus ning alustuseks teile paar küsimust. Ettevõtjad, kui alustasite oma ettevõtet, kust saite teie oma algkapitali? Laenasite sõpradelt, pangast või olid need teie perekonnal kogutud säästud? Õpetajad, meie emad-isade põlvkonnakaaslased. Kas mäletate aega, kui kooli minnes pidite kaasa võtma vanapaberit või seda, et pered seda kogusid, et saada purgigaasi, lastele kommi või isegi banaane? Meie ei ole seda aega näinud, aga algkapitali vajas meie õpilasfirma. Siin tuli appi meie roheline leidlikkus. Ka vanapaber on ressurss. Me kogusime 7 tonni vanapaberi, saime sellest veel 200 eurot ja tegime õpilasfirma taotlust. Sellesse perioodi rakendab ka meie esimene koostöö pärisfirmadega, ajalehetoimetustega, kes meile rõõmuga oma vanu lehti jagasid. Soovisime teha midagi, mis aitaks veeta lõbusalt vaba aega, viiks sõbrad kokku ja annaks inimestele juurde teadmisi. Õpilasfirma tooteks said mängukaardid. Esmalt hakkasime tegema Tallinna piltidega kaarte. Siis valmisid kurjakunnikaardid väikelastele, matemaatiline toomine algklassidele ning mälumäng põhikoolile. Jaanuaris lisandusid poliitikute piltidega kaardid poliitikahuvilistele. Nendest sai Eesti õpilasfirmade laadal suur müügihitt. Lisaks õpilasfirmade laadadele hakkasime otsima müügikanaleid ning saatsime e-kirju enam kui 400 organisatsioonile. Suur oli pettumus, et enamik neist isegi vastanud meile. Pühapäevastel koosolekutel mõtlesime välja ühe uusi turundusnippe, et ostjateni jõuda. Lõpuks kroonis meie tegevust edu ning hetkel on meie kaardid müügil Radissabli hotellis, Kalev spaas, Tragigrupis ja Kolmela kaupluses. Müügiedule aitasid kaasa ka esinemised televisioonis ja raadios. Meie teele sattusid ka mõned takistused. Olime sunnitud lõpetama töösuhte ühe oma firma liikmega, kellega puudus tegutsemiseks vajalik motivatsioon. Jätkasime 4 ning vajadusel kasutasime 3 ajutist. Oleme kindlad, et tehtud otsus oli õige ning samuti oleks tehtud ka pärisfirmas. Nägime, et ettevõtluskontaktide loomine ei pruugi alati sujuda libedalt. Iga 100 kõne ja meili kohta sõlmisime vaid ühe reaalse lepingu. Me ei lasknud ennast sellest heidutada ja lõpptulemus oli korralik kasu. 5 müügikuu jooksul oli meie käive peaaegu 2000 eurot ja kasum ületas 1100 euro piiri. Õppisime, et ettevõtluses on järjekindlus edu alus. Me kõik tulime õpilasfirmasse oma eesmärkidega. Mina tahtsin huvitavat kooliaastat ja uusi tutvusi ning seda ma ka sain. Mina tahtsin levitada rohelist maailmavaadet ning meie vanapaberikampaania jõudiski 3 kooli ja kaasas 16 klassi. Mina soovisin saada ettevõtluskogemust ja suur kasu tegi rõõmu. Oma kaardimaja ehitades täitsime kõikide soovi ning saavutasime ka Karta Toomuse eesmärgi olla elujõuline, kasumlik ettevõte, mis on loodussõbralik ning laiendab inimeste silmaringi. Jätkame oma tegevust veel mõnda aega. Meid ootab ees tellimuste täitmine Maalehele, Postimehele ja Tragigrupile. Kool soovib meilt tellida kingitusi esimesse klassi astujatele, numbri- ja tähekaarte. Lõpetuseks tahame veel juhtida tähelepanu sellele, et vanapaberit kogudes säästsime me 100 kuud. Homme aga osaleme innuga ja Eesti metsa istutamisel. Kultuuri ja poliitikute tundmisest on vähe kasu, kui pole õhku, mida hingata ja linnulaulu, mida kuulata. Kas ka sinu puu hakkab jaa metsas kasvama? Täname tähelepanu eest. Paljudest Junior Achievementi programmide vilistustest saavad ettevõtjad, lauljad ja muidu edukad ja õnnelikud inimesed. Enne kui nad jõuavad tööellu, saavad nad juhi ja koolitamisoskusi proovile panna
Achievement'i vilistas organisatsioonis Saint. Palume siia Siret Vilmanni, kes on Sainti eesotsas juba 10 aastat. Härra president, head sõbrad, armas Junior Achievement. Veel mõni aasta tagasi olin ma peaaegu nagu iga teine gümnaasiumi noor. Kuni mu elu muutus ja riskides jätkata nüüd klišeega, muutus minu elu sellest hetkest, kui see sai seotuks jaaga. Tõsi, iga meie liige oleks pärast teaprogrammi läbimist võinud lõpetada ükskõik mis organisatsioonis, kuid ilmselt on just ettevõtlik vaim see, mis ei suuda meid ei juuniori ega Sainti tegemistest eemale vedada. Ettevõtlusõppeprogramm koolis, Prioripäeva kroon, Junior Achievementi suvekool, rahvusvaheline õpilaskonverents, Saint. See on minu lugu, mis ei sarnane tegelikult mitte ühegi teise juuniori vilistase looga, sest kõigil meist on rääkida omaenda eriline juuniori lugu. Meie liikmeteks on valdavalt õpilasfirmad teinud noored, koos mõne erandiga, aga kõiki meid seob uskumatu ettevõtlikkus, huvi ettevõtluse vastu ja tõenäoliselt on paras alus maailmaparandaja instinkti. Olen aga üpris kindel, et ilma Junior Achievementita ja tema programmide lähemas olevatud teadmisteta poleks keegi meist ettevõtluspüsikus lõpetada saanud. Just Saint on andnud meie liikmetele võimalus anda tagasi see, mida meile on andnud Junior. Teisest küljest oleme saanud ise Saintis tegutseda, õppida, reisida, suhelda, ammutada meeletult palju uusi kogemusi, inimesena areneda. Saint on loonud võimaluse ka ennast õpetamise osas proovile panna, mida ma isiklikult asutades enim väärtustan. Just tänu nendele kogemustele, nendele võimalustele olemegi suutnud läbi aastate olla juuniorile niivõrd heaks partneriks. Sillaks meie ettevõtlike noorte tulevikku peangi just selle kogemuste ja võimaluste paketti, mida Saint pakub. Junior Achievementi 20 ja Sainti 7 tegutsemisaastat on alles algus. Aastate jooksul on mõlemad organisatsioonid oma sihikindla tööga kodumaal võidelnud välja koha Euroopa paremate seas. Sainti lähitulevik saab olema väga muutuste rohkem, sest kätte on jõudnud aeg astuda suur samm edasi ja näidata, et meie positsioon ennast õigustab. Juba praegu on käimas lisandub veelgi mitu rahvusvahelist projekti, mis meil igast püüast proovile paneb. Kõike seda on aga kordades kindlalt teha, teades, et Junior Achievement on meie selja taga. Kõige kokkuvõttes tunnen ja usun, et ma räägin siinkohal kõikide vilistlaste eest. Et olen viimase paari aasta jooksul saanud osa millestki ääretult erilisest, millelt elu poleks pooltki nii põnev, kui see täna on. Just tänu sellele loodan südamest, et Junior Achievement ei lõpeta mingil juhul oma tegevust ja annab nii meile, Saintile, või tegelikult ka kogu maailmale edaspidi uusi, noori, ettevõtlikke inimesi. Aitäh! Selleks, et balansseerida meie tihedat mõttetegevust ettevõtluse teemadel, tuleb ja esitab meile kauni loo hea koolivend Artjom. Siit tuleb lugu, mis kannab pealkirja Ainus soov.
ja lisaks adapteerumisvõimele on oluline väikestele riikidele rääkida ka hästi mitmes keeles peale meie kauni rahvuskeele. So I'm going to switch to English now, and we've been talking a lot about entrepreneurship and the synergies between public and private in the Estonian both economic and educational system. So I would like to point out that Estonia and Sweden have shared a lot of problems. However, there have also been a lot of good things that we have shared with our neighbors. For example, the same program is supported by Swedbank in Sweden. And it is my absolute pleasure to invite here onto the stage Vice President of Swedbank, Mr. Thomas Backman. Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen. I love this organization. It is actually rare that you are able to be among people where you truly feel that they can change the world. I have had the privilege to meet student companies from Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, and other countries. I always feel that these people are going to change the world. 25 years ago, when I went to a university, no one really wanted to start their own companies. They wanted to go into employment, work for companies, maybe banks. Now, if you go to the Ivy League schools in the US and you go to the MBA programs, to become an entrepreneur is part of what most of them actually would like to do. And I think this organization has fostered a lot of that. Swedbank is the proud supporter of junior achievement in Estonia, Latvia, Lithuania, and Sweden. And entrepreneurship is a really important question for the bank. We support entrepreneurs, not only young entrepreneurs, but also older entrepreneurs, and we see that as one of our main purposes. I think we are actually going to come back later to give some more prizes during this ceremony, and by that I'm really thankful for being here, for sharing this ceremony with you all, and I wish you all good luck, and particularly all of the student companies. And we just hope that you not only become student companies, that you actually also become real entrepreneurs after you leave school, and that you continue to be customers with Swedbank. Thank you. Thanks so much. Ja mul on suurim heameel näha, et nii haridus kui ka ettevõtlus seisavad meie vabariigi prioriteetide nimekirjas kõrgel kohal. Mul on suur au paluda siia kõnelema Eesti ettevõtluse tulevikust meie vabariigi presidendi, härra Toomas Hendrik Ilves. Tere päevast, noored daamid ja härrad, head sõbrad, vanemad daamid ja härrad. 2 nädalat tagasi rääkisime veel konverentsil sellest, kuidas me võiksime uuesti defineerida heaolu
tähenduse ja rolli 21. sajandil. See konverents oli pühendatud põlvkondade vahelisele solidaarsusele ning kuulajaskonna keskmine elukogemus oli hinnanguliselt 3 korda auväärsem kui täna. Mistõttu võite kalkuleerida, mis see tähendab. Mistõttu mu jutt seal keskendus teemadele, et millal on inimene keskealine, millal on vana. Leidsin, et tänase tehnoloogia ja töö iseloomu muutumise tõttu jääb keskeal inimese parima eluperioodi vahel 35 ja 70 eluaasta vahel. Kui räägime vanematest ja keskealistest inimestest ning üritame neid mingite tunnuste alusel mingil viisil ealiselt lahterdada, siis tuleb rääkida ka noortest, ehk siis teist ja teie õpilastest ja õpetajatest. Mis jooned siis iseloomustavad tänaseid noori inimesi? Neid, kes ei ole enam lapsed, kes on saanud vähemasti juriidilises mõttes täiskasvanuks ehk 18 aastaks vana. Olen korduvalt varem öelnud, et minu meelest moodustavad tänased kuni 30-aastased kõige õnnelikumaid põlvkondi Eesti ajaloos. Nad on käinud koolis, omandanud kõrghariduse ja teinud oma eluvalikud vabaduse tingimustes. Nende jaoks on Eesti riik ja avatud maailm täiesti loomulikud asjad, sest midagi teistsugust nad ei tea. Nende kõrvadele ei kõla enam usutavad vabadused, mis lükkavad süü tänaste tegemata jätmiste või vigade eest Nõukogude okupatsiooni kraesse. Meil on olnud piisavalt aega ise asju teha, eriti teema. Samal ajal on tänased Eesti noored vabad ka veidi teistsugustest painetest ja siin jõuan tagasi põlvkondade mõiste juurde. Ilmselt olete kuulnud ja ka omavahel arutanud, et tänaseid 40–50-aastaseid inimesi nimetatakse Eestis võitjate põlvkonnaks. Need võitjad jõudsid täisikka ja alustasid eneseteostust siis, kui algas laulev revolutsioon ja Eesti iseseisvuse taastamise protsess. Nemad seisid muutuste eesliinil ning jõudsid 90. aastate esimeses pooles otsustajate esiritta. Need olid ajad, kui peaministril oli eluaastaid 32, mõnel valitsuse liikmel alla 30, kus tärkavate firmade juhid, ajalehtede peatoimetajad ja teised kõige tähtsamate otsuste langetajad olid ikka päris noored inimesed. Mäletan oma suursaadiku ja välisministri aastatest juhust, kus läksid USA välisministeeriumisse ja minuga koos oli Eesti välisministeeriumi kõrged ametnikud. Alumise korrusel turvaväravate juures pidime ootama ja valvemeeskond helistas üles ning teatas, saabus Eesti suursaadik koos grupi üliõpilastega. Räägin sellest nii pikalt põhjusel, et see niinimetatud võitjate põlvkond on tekitanud veidi nooremates pingeid ja paineid. Püramiidi tipus on aga alati kitsas. Võitjatele järgnenud aastakäikudel on peaaegu võimatu teha nii kiiret ja edukat karjääri. 45-aastane juht või tippspetsialist kavatseb juht olla veel vähemalt 25 aastat, et ta ei lähe eest ära. Millega seoses tahan öelda, et kunagistest noortest juhtidest ja muutajatest on tänaseks saanud mugava võitu keskealised juhid, kes enam suurt midagi muuta ei taha või ei oska. Aasta-aastalt kulub üha suurem osa nende energiast sellele, kuidas oma kohast kinni hoida. Nad ei oskagi enam üheski muus rollis kui esireas ette näha. Paljud neist usuvad, et kõik see, mis oli ainuõige ja võimalik, mis kehtis ja tõi edu 15 või 20 aastat tagasi, on täpselt samasugune ka täna. Teie, järgmise põlvkonna juhid, edukad ettevõtjad ja Eesti tuleviku kujundajad on
olete seesuguses koormast vabad. Teie ei pea tegema mitte teistmoodi, kui oli nõukogude ajal, vaid peate muutma asju ja nende tegemise viisi, nagu nad on Eesti ajal. Ja kordan veel kord, kui me ütleme Eesti aeg, siis Eesti aeg on praegune aeg. Teis on riskivalmidust, loovust ja uuendusmeelsust. Me näeme seda iga päev nii kaunites kunstides, teie mõtteavaldustes ja ka ettevõtluses. Te olete heas mõttes maailma kodanikud, kelle eeskujudeks ja konkurentideks pole mitte klassi või kursusekaaslased Eestis, vaid suhtluspartnerid üle kogu maailma. Olen kindel, et tänane noorte põlvkond, noored vanuses 18–35, saadavad lõppkokkuvõttes korda asju, millest täna võitjateks tituleeritud ei söanda unistadagi. Ja nii mõeldes võis ka küsida, kes on tegelikult võitjad. Aga selleni jõudmiseks enne juhtima hakkamist tuleb väga palju õppida. Unustada võimalusel kõik muu, sealhulgas ka raha teenimine ja pingutada võimalikult hea hariduse nimel, olgu Eestis või mujal. Olen täna juba korranud ja teen seda lõpetuseks veelgi. Õppige matemaatikat ja teisi reaalaineid. See paneb paika mõtteaparaadi ning aitab seeläbi paremini mõista üha keerukamaks muutuvat maailma majandust. Äsjase majanduskriisi ja väga suure tööpuuduse ajal elasid Eesti edukad IT-firmad justkui teistsuguses maailmas. Nendel ei olnud töötajaid üle 4 puudu. Nad tahtsid laiendada, uusi töötajaid värvata, aga neid ei olnud piisavalt, sest matemaatika õppimisel pööravad noorel liiga vähe tähelepanu ning inseneriks saada tahtjaid on meil krooniliselt liiga vähe. Aga see teema pole ainult mitte töövõtjate teema. See ei ole ainult teema, mis puudutab keda võtta tööle, vaid kuidas hakkama saada. Me vaatame esiteks viimase 30–40 aasta jooksul ümber maailma ja vaatame, kus on need tõesti suured edukad firmad tulnud. Nad on tulnud sealt, kus on kokku tulnud ettevõtlik vaim ja reaalainetele põhinevad teadmised. Me vaatame tänapäeval Eestis, me ei pea rääkima Skype'ist, ma pidevalt külastan IT-iduettevõtted, kes on mõned kõige edukamad maailmas. Ja seal on kokku tulnud see ettevõtlik vaim ja reaalsed teadmised. Ma külastasin paar nädalat tagasi Cambridge, Massachusetts, MIT külje all 2 Eesti ettevõtet. Üks nendest, vist ettevõtte juht oli 25 aastat vana, on juba loonud sellist sotsiaalportaali, kus osalevad mehaanilised insenerid ja kalkuleerisid palju neil oli umbes 10% kogu maailma mehaanis insenere seal registreeritud ja tema iga tehingu pealt võtab oma kasumit. Nii et ettevõtlus on üleüldse väga hea asi, aga kui saada Steve Jobsi või Gatesi või Delli või nende suurusteks või kas või Stenlangimiks, siis teil on vaja viia kokku just sedasama ettevõtlikku mõtlemisviisi, hakkamist, julgust koos selle baasiga, mis tuleneb sellest, et viitsite ka pingutada ja õppida, kuidas mängida numbritega, kuidas natuke füüsikat õppida või mis juhtub moleküülidega. Nii et see on minu palve teile isiklikult ja täiesti tekstiväliselt, et isegi siis, kui te olete edukad noored ettevõtjad, minge ja õppige matemaatikat, füüsikat ja statistikat ja arvutit edasi. Nii et kokkuvõttes, õppige reaalaineid, nõudke eri lisatunde, näidake rahulolematust, kui koolitunnis pakutav
pole piisav või piisavalt hää. See on teie võtti tulevikku teie võitjate põlvkonda. Ma väga sooja tervitan Junior Achievementi organisatsiooni teie 20. tegevusaasta puhul. Ma tänan ja tunnustan teie koostööd õpetajatega. Te olete andnud suure panuse sellele uuele fundamendile, millest kasvab ja meie ise ehitame väga vägeva uue, tubli ja väikese, aga siiski jõuka Eesti riigi. Aitäh! Ja Junior Achievementi ei oleks ju ilma suurepäraste ja südametega õpetajateta, kes päevast päeva jagavad teadmisi, innustavad ja inspireerivad. Ma paluksin siia tagasi härra presidendi ning Junior Achievementi direktori Epp Vodja andma üle auhindu säravatele õpetajatele ja kaasaitajatele. Et nüüd on sinu kord rääkida natuke. Lugupeetud kuulajad, mul on tegelikult hea meel alustada üldse mitte õpetajast, vaid ühest inimesest, kelleta oleks meie elu olnud väga palju raskem. Peale selle, et me kuulutasime välja konkurssi oma parimatele õpetajatele, kuulutasime me välja ka võistluse meie vabatahtlikele töötajatele ehk Junior Achievementi ja sõpradele. Ning ma tahan teile tutvustada ühte naist, kes tegelikult, kui mina tulin Junior Achievementisse, oli see inimene parasjagu juba Junior Achievementi direktori ruumi sees. Ta juba tegi vabatahtlikku tööd 20 aastat tagasi. Ta on ilma vastu vaidlemata võtnud suure turuplatsi mängukasti ja sõitnud teise Eesti otsa selleks, et teda ootavad 50 inimest, kellega mängida majandusmängu anda lastele teadmisi. Ta on samal ajal teinud oma vabast ajast, muuseas samal ajal oli ta firma asedirektor. Tööd jätkus tal ilma mehetagi õhtuni välja. Samas ta siiski leidis aega, et teha olümpiaadi küsimusi. Kõik need 20 aastat on ta tegelenud meie õppematerjalide retsenseerimisega, uute materjalide kirjutamisega lausa ja samas ka ürituste läbiviimisega. See on selline naine, kes ei ole põrganud tagasi ja öelnud ei, kui me oleme palunud tal tõsta laulu. Samas on ta näidanud üles kõrgeimat intellektuaalset potentsiaali meie õpetajate koolitusel ja materjalide valmistamisel. Ma palun siia Ülle Tiido. Ja oma 20. sünnipäeval soovib Junior Achievement tänada ka õpetajaid. Kas pole nii? Kõigepealt tahaksin tänada neid õpetajaid, kes on olnud meiega ka algusest saadik siin. Tegelikult on neid natukene rohkem, aga 2 nendest on paistnud silma sellega, et ilma nendeta ei ole meil läinud mööda praktiliselt mitte ühtegi üritust ega mitte midagi. Me otsustasime, et me kuulutame välja 2 aastate õpetajat, sellepärast, et me ei suutnud lihtsalt valida ühte. Hakkame peale esimesest.
see tegelikult ei ole tähtsuse järjekorras, see lihtsalt on juhuslikkuse järjekord. See õpetaja on 20 aastat õpetanud koolis meie programmide järgi. Ta on aidanud koostada uusi programme, ta on tõlkinud õppematerjale, ta on katsetanud kõiki uusi programme, mis meil on tulnud. Ta on oma koolis olnud see, kes on peale selle, et ta on ise gümnaasiumis andnud, võidelnud selle eest, et programmid läheksid algklassidesse ja põhikooli. Ta on õpetanud õpilasrühma programmi kõik need 20 aastat. Tema õpilasrühmad on olnud tugevamate hulgas. Ta on viinud oma õpilasi välja ka rahvusvahelistele üritustele ja nii edasi ja nii edasi. Ma palun siia Õismäe Vene Lütseumi õpetaja Niina Sidorenko. Ja nüüd läheme tänase viimase auhinna juurde. Palun hetkeks on jää. Viibuks vaid. Kes on aasta ettevõtlusõpetaja 2012? Aasta ettevõtlusõpetaja konkursile esitasid õpilased ja koolide juhtkonnad kokku 15 kandidaati. Nende hulgast valiti välja koos Junior Achievementi nõukogu ja töötajatega 4 nominenti. Palun, Rauno Alasega. Austatud daamid ja härrad, mul on rõõm ja au välja kuulutada aasta 2012 aasta ettevõtlusõpetaja. Seda inimest iseloomustab väga selge eesmärgistatus oma tegevustes. Teiste kaasamine ja oma tegevuste tähenduse edasikandmine ja oma tegevus meedias. Ta on oma töös seadnud väga selgeks eesmärgiks osaleda igal aastal koos õpilastega vähemalt ühel välismaa toimuval õppisvahetusfirmade laadal leidnud selleks vahendid. Ta osaleb alati ja erinevatel koolitustel, üritustel. Tema on ka see, kes on leidnud mitmeid võimalusi kutsuda ettevõtjaid kooli rääkima,
lastele, millega nemad tegutsevad. Ta teeb oma tööd südamega, jagab oskusi nii õpilaste kui kolleegidega. Mul on hea meel kutsuda siia Haapsalu gümnaasiumist Angela Lepik. Suur tänu teile kõigile. Ja nüüd väikese vahepalana esineb meile üllatus Artjom. Plaksutamise kohta. Nüüd tuleme su kõige kolm siin harmoonia. päris lõpulähedal juba. Nii pisikese
riigina, kui Eesti seda on, tulevikus sõltub võimest adapteeruda järjest kiiremini muutuva maailmaga. Junior Achievementi tegutsemise eesmärk on toetada ettevõtliku Eesti arengut. Aitäh, et meie eest hoolt kannate. Junior Achievementi programme ja materjale kasutas kokku viimasel aastal pea 12 500 õpilast üle 650 klassis. Olete kindlasti kuulnud, et Eestis on töövarjupäev, majandusolümpiaad, ettevõtlusmäng, triatloni õpilasfirmade võistlus. Kuid kes on see meeskond selle kõige taga? Nende pühendumus oma tööle on märkimisväärne. Ja nüüd ma palun teil meeletu aplausi sellistele suurepärastele isikutele kui Raul, Ring, Aljõu, Kersti, Monika ja Ed Kodra. Me näeme. Ja homme kannustage tulla metsa istutama. Kella 10 hommikul on start EBS-i eest, et neutraliseerida CO2 jalajälg. See on muuseas Eesti siiamaani edukama õpilasfirma toode või teenus. Ja kuskil siin saalnurgas on ka paar heade mõtete raamatut, kuhu võite mõned head soovid kirja panna, kui teil selliseid on. Aga nüüd palun tähistama. Palju õnne Junior Achievement! Ja siis kui te saate meil seda, kui te saate elektrooniliselt meelde, et me saame saadame, siis saate oma, ma ei tea, oma e-kirja. Oh, thank you. What is it? These are classic. Oh, okay. But those were you were doing playing cards? Yes. From
Johannes Raude.